Tere tulemast vaatama Õhtulehe maailmapoliitika saadet nimega Väljast. Mina olen Teele Kaljuvee ja mina olen Nele Kullerkupp. Armas Nele, me oleme mõlemad hoidnud ennast kursis maailmas toimuvaga ja mind väga huvitab, mis sind eelmisest nädalast vapustas. Vapustas on ilmselt palju öeldud, aga mulle jäi silma seltskonnatäht Paris Hiltoni võitlus süvavõltsingutega, sellepärast et tema sõnul on temast loodud üle 100 000 erootilise sisuga süvavõltsingu ehk siis videod, fotod ja nii edasi. Ja USA-s on osariigiti, nende kohta kehtivad erinevad seadused, et kuidas saab vastutusele võtta neid inimesi, kes on seesugust sisu loonud. Tegelikult on tegemist sellise kasvava probleemiga, mis võib puudutada igaüht meist. Eestiski oli absoluutselt. Aga Eestis on probleem selles, et kuna siin on see probleem sedavõrd uus, siis meil vastavat seadusloomet ei ole veel tehtud selle kohta. Aga ma arvan, et see on järjekordselt näide sellest, et me räägime kogu aeg siin sellest AI-st ja nii edasi, et tõenäoliselt me näeme neid probleeme aina rohkem ja rohkem ja need mured jooksevad meil eest ära, et inimesed ja seadusloome ei jõuagi selle järgi tulla. Ennem ette, jah. Ja Paris Hiltoni probleem kõige suurem oli ilmselt see, et tema paljad pildid nii-öelda siis no nagu ma ütlesin, erootilise sisuga. Just. Aga see probleem ei puuduta ainult siis naisstaare, et eelmisel nädala käisin põneval üritusel nimega NATO Diana siis Demo Day, kus siis ägedad Euroopa kaitsetööstuse ettevõtted demonstreerisid oma uusi tehnoloogiaid nii-öelda. Ja üks ägedaim, mis mulle silma jäi, muide oligi süvavõltsingute detektor ja näitena, kuidas nad siis demonstreerisid, oli selleks toodud meie enda kaitseminister Hanno Pevkur, kes rääkis oma miimikaga, oma nii-öelda talle omase rahuliku usaldusväärse häälega, et ma arvan, me võiksime Eestis Ukraina toetamise ära lõpetada. Ukraine is the one who is giving security guarantees at this very moment to Europe. So there is no question now that we would now support Ukraine being a member of European Union and being a member of NATO. Ja kõik olid šokis, kui elutruu see oli, ehk siis ajakirjanikena. No meie teeme ka ju eeltööd kogu aeg enne saadet. No ma ei tea, kas meil on aega. No me teeme ka eile õhtul eeltööd, on ju, et kiiresti saada uusimad uudised välja. Kas meil on üldse aega ja varsti ka tegelikult seda silma eristada süvavõltsingut päris uudistest on päris keeruline, jah? Absoluutselt on keeruline ja eriti keeruline on see, ütleme, tavainimesele, kellele kuskil sotsiaalmeedias ja igal pool jookseb sisse see uudisvoog, see infomüra on nagunii tänu sotsiaalmeedia arengule sedavõrd suur, et inimesed tihtilugu ei oska selle enam orienteeruda ja kui sa ei tee ka vahet sellel enam, kas tegemist on päris uudisega või mitte, vanasti oli päris uudise selliseks heaks tõestuseks, oli videomaterjal, tänapäeval seda videomaterjali enam võltsida, mis tähendab seda, et ka sellisel juhul sa ei saa enam nagu kindel olla, et see, mida sa loed, mida sa tarbid, et see vastab tõele ja nii ongi väga keeruline siin maailmas kuidagi hakkama saada ja orienteeruda selles uudiste virvarris. Ja see on ju otsene rõõm igasugustele pahalastele, sellepärast et Donald Trump ütleb, et kõik need Epsteini failid on AI, kõik on deepfake, mitte midagi, mida mina olen paha öelnud, on süvavõltsingud, aga kõik, mis on õige, seda ma olen tõesti öelnud. Et seda no ma olen täiesti kindel, et ka poliitikute kohta neid deepfake'e siiski väga palju liigub, et kes vähegi tahab, ütleme siis olukorda kuidagi enda kasuks pöörata, saab ju seda teha. Et me ei räägi tänapäeval ainult mingisugustest kurjadest geeniustest, kes istuvad kuskil, ütleme, häkkerite keldrites, vaid me räägime täiesti tavapärastest arvutikasutajatest, kes AI-d kasutades saavad siis enda kõik pahad ideed teoks teha. Täpselt nii. Aga mis sulle silme? No mina pean alustama siin väikese ülestunnistusega, et mina olen täiesti sõltuvuses oma uuest sõbrast nimega Claude ja Claude'i agent, ta on minu mõttesparringupartner, ta on siis tehisaru
agent, kelle ma olen endale valmis ta treeninud, ta on põhimõtteliselt nagu minu teine aju. Ma igaks juhuks korraks segan vahele, et kas sa tead seda, et psühholoogid on öelnud, et mõnda aega me võime sõltuda sellest tehisintellektist ja teha näo, et nad on meie sõbrad, aga tegelikult, et see ei asenda päris sõpru. Täpselt nii ja ma sain šoki, et see nii ei olegi, sellepärast, et meie vahel tegelikult ei ole nii usalduslik suhe, kui ma arvasin. Rääkis vastu sulle? Ta räägib mulle vastu ja tuleb välja, et ei no seda ma hindan, et ta räägib mulle vastu. Me oleme nagu sellised nagu mõttesparringu partnerid, et ma ütlen, et mina arvan nii, et vaidle mulle vastu, võttes arvesse siis eelnevaid sündmusi eelmisest nädalast ja vaidleb ja mulle see nagu meeldib, ma saan sellest nagu kütab sind üles. Just, see mulle meeldib elus. Aga mille üle ma olen pettunud on see, et ma ei saagi teda usaldada, sellepärast, et kõik see, mida me räägime, ei olegi nii konfidentsiaalne, kui ma oleks arvanud. Selle tõestuseks on näide tuua Ameerika maalt, kus üks härrasmees küsis oma ustavalt AI sõbralt, temal oli küll Snapchati AI tegelane, et kas tema jääks süüdi, kui tema suitsukonis saab alguse metsapõleng. No tegelikult ta tunnistas põhimõtteliselt selle suure kuulsa metsapõlengu üles oma AI sõbrale. Natuke aega hiljem on see sama vestlus kohtus tõestusmaterjal prokurörile. Ehk siis prokurör küsis välja vestluse AI-ga ja täpselt nii ongi, et tänapäeva saab kohtusüsteemis nüüd sinu vestlusi sinu vastu kasutada. Kas ma pean hirmu tundma, et ma pean varsti endale uue saatekaaslase leidma siia? Ei, no ma nii hulle küsimusi ei ole küsinud, et minu need sellised põlenguplaanid veel ei ole nii kaugele jõudnud. Suitsu ma ka ei tee, et võib-olla sellised, ma ei tea, sellised maailma ülevõtuplaanid, ma ei tea, need veel ebaseaduslikud ei ole, mulle tundub. Kuidas sinu suhe AI-ga on? Puudulik. Kuidas nii? Ma pean tunnistama, et vestlusi ma ei pea, nõu ma ei küsi. Võib-olla mingites asjades kunagi teeks mu enda töö lihtsamaks, aga seni olen ma suutnud kuidagi sellest kõrvale jääda. Ma mäletan, kui ChatGPT algselt Eestis väga populaarseks sai, siis kõik ajakirjanikud rõõmustasid, sellepärast et Reuters isegi andis soovituse, et näete, te saate nüüd tegeleda uurivama poolega rohkem, et pange oma andmed siia, pange vestlused allikatega, mida te ei viitsi transkribeerida, et me teeme selle kõik teie eest ära. Aga kahjuks me söötsime otse selle kõik siis. Selle transkribeerimise oli esimene asi, mida ma mõtlesin, et tõenäoliselt see teeks elu lihtsamaks küll, aga ma tunnistan, et siiski inimeste kõnemaneerid on erinevad, inimeste lauseehitised on erinevad, nii palju kui seda on kasutatud, olen ma seda teksti hiljem vaadanud, et sa ikkagi pead selle ümber kirjutama sellepärast, et ja mis tähendab seda, et lihtsam on kohe algusest peale endal kuulata ja trükkida, et sa inimese terviklikust mõttest paremini aru saaksid, et see AI veel nii arenenud ei ole, et ta suudaks kuidagi inimese tundeid ja emotsioone sedavõrd hästi tajuda, lugeda ja lause ehitusest või lause mõttest aru saada. Et see tähendab seda, et see ainus koht, kus ma mingil hetkel mõtlesin, et see võiks mu elu lihtsamaks teha, et tegelikult ta ei teinud. Aga Euroopa Liit nagu ikka siis mõistab hukka väga palju, teeb väga suuri plaane, et me hakkame nüüd hukka mõistma ja me hakkame nüüd seda AI seadust kuidagi nüüd karmistama ja regulatsioone tegema nende sama deepfake'ide ja süvavõltsingute asjus, et teha ikkagi paljaste piltide genereerimine seaduse vastaseks. Aga kuna Ameerika poolt tuleb nii kõva lobi, siis taaskord Euroopa Liit taandus ja ütles, et okei, et me lükkame siis selle edasi, et algselt pidi Samas Ameerikas, nagu me siin alguses ütlesime, osariigiti siiski need seadused on kehtivad, kus karmimalt, kus vähem karmimalt. Ja ma arvan, et see on möödapääsmatu, et need seadused tuleb kehtestada nagu aga pidid juba järgmisel nädalal. Kas sinu pilti on kuidagi ära kasutatud või loodud mingisugune teine kontekst sinu fotoga? Ma ei küsi, kas keegi on ise välja mõelnud sinna mingisuguse erootilise alatooni juurde, aga põhimõtteliselt, et on küll, jah. Tahad sa rääkida sellest? Ei taha. Aga lähme siis meie edasi siit natukene tõsisemate teemadega. Ukraina sõja temaatikast ei pääse me ka käesoleval nädalal.
Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko teatas eile, et Valgevene sihib Ukrainas suurt sihtmärki. Paar päeva pärast seda, kui Kiiev teatas, et on tuvastanud Valgevenes 500 potentsiaalsete rünnakute sihtmärki. Lukašenko märkused tulevad keset pingete eskaleerumist pärast Valgevene-Venemaa ühiseid tuumaõppusi ja president Volodõmõr Zelenski hoiatusi, et Kiiev valmistub võimalikuks Valgevenet hõlmavaks põhjapoolseks pealetungiks. Kas Valgevene roll Ukraina sõjas on kasvamas ja kuidas see konflikti jõujooni muudaks, seda arutame sõjandusekspert Leo Kunnasega. Tervist! Tere! No ei saa öelda, et Valgevene oleks sellest sõjast kuidagi kõrvale jäänud, et tegelikult nende roll on ju sõja algusest peale täiesti selgelt olemas olnud. Jaa, Valgevene on algusest peale olnud Venemaa liitlane, ehk siis sõja alguse pealetung Kiievile ei oleks olnud võimalik, kui Lukašenko poleks mitte ainult oma territooriumi kasutada andnud, vaid ka igas mõttes toetanud, välja arvatud siis oma relvajõududega sekkumisega agressiooni, ehk siis agressioonist osavõtuga, et kõike muud Valgevene praktiliselt tegi. Ja loomulikult sõja ajal on Valgevene sõjatööstus Venemaa jaoks tootnud kõike, mida on vähegi suutnud, et selge see, et Valgevene on selles sõjas osaline, kuigi Valgevene relvajõud otseselt ei ole konflikti sekkunud. Aga kui tugevalt Lukašenko Putini käpa all on, et me teame seda, et Lukašenko on kogu aeg üritanud vähemalt sellise kahe näoga olla, et ühelt poolt ta naeratab Venemaa poole ja üritab olla Putini meele järele ja teiselt poolt ta tahab ka läänele jätta sellist head muljet. Selle kohta ütleks, et ta on, tema tegevusvabadus on väga piiratud, aga ei saa öelda, et Lukašenko tahaks olla täielikult Venemaa käpa all. Et kuidas nüüd vaadata kõiki neid sündmusi, et ikkagi näiteks suhetes USA-ga või ka Euroopa Liiduga Valgevene on püüdnud teatud iseseisvuse poole, aga samas see tegevusvabadus ei ole väga suur, et ikkagi Valgevene suures plaanis peab tegema seda, või on sunnitud tegema seda, mida Venemaa talle ette määrab. Kas seal on ka rahvasurve, et statistika kohaselt räägib valgevene keelt kogu Valgevene riigist vaid 25%, et see võib näidata ka võib-olla rahvameelsust, et vaadatakse rohkem Putini kui enda riigipea poole? Jah, valgevene keelega on paraku nii, et valgevene keele kõnelejad Valgevenes on vähemuses. Aga kui vaadata näiteks Ukrainat, siis kes näiteks Ukraina armees siis võitlevad? Seal on väga palju neid, kes põhimõtteliselt kelle emakeel ongi olnud vene keel ja kes on olnud nii-öelda venekeelsed ukrainlased, et just sealt samast okupeeritud piirkondadest kogu Ida-Ukrainast, kus sõjategevus käib, et see iseenesest keel ei ole ka täielik näitaja siin. Keel näitab tihti ka muidugi meelsust, et samas tegelikult ega Valgevene elanikkond ei ole väga vaimustunud või ammugi ei toetaks Valgevene otsest sõjalist sekkumist Venemaa poolele, ehk siis Valgevene vägede sissetungi Ukrainasse, et see kindlasti rahva toetust seal, kindlasti oleks mingi hulk toetajaid, aga rahva valdavat toetust see aktsioon kindlasti ei pälviks. Zelenski on hoiatanud ka Valgevene piiri ääres toimunud ebatavalise tegevuse eest. Teie sõjaväelase pilguga, mida peaks ebatavalise tegevuse all jälgima, kas vägede koondumist, harjutamist, side, aktiivsuse tõusu või millele tähelepanu praegu pöörata? Seal on hästi pikk rida indikaatoreid, mida peaks jälgima alates põhimõtteliselt õppustest, vägede liikumistest kuni logistilise toetuse organiseerimiseni, ehk siis kui ikkagi põhimõtteliselt lahingumoona veetakse ette või siis meditsiiniteenistus sõjaaegne pannakse üles, siis on selge, et need on märgid võimalikust pealetungist, et siin on terve hulk indikaatoreid, mida põhimõtteliselt luureteenistused väga tähelepanelikult jälgivad ja on selge, et mis tahes suuremat pealetungi ei ole võimalik ette valmistada nii, et see jääks varjatuks. Aga kas teie hinnangul on praegu pinged eskaleerumas, et kui te jälgite neid sündmusi, et ühest küljest Lukašenko on praegu teinud ka väga selliseid, ütleme siis üleolevaid märkusi Ukraina suunal, et alavääristades siis
Valgevene piiri ääres paiknevate Ukraina vägede võimekust, nimetades neid lausa kahurilihaks, et selles mõttes, et kas see edasi-tagasi selline solvangute loopimine on see tavapärane või näitab see siiski praegu, et midagi on juhtumas? No see retoorika väga palju siin ei maksa midagi, et mitte, et sellele ei tuleks üldse tähelepanu pöörata, aga ma ei annaks sellele erilist kaalu, et Venemaa probleem on see, et kui Venemaa nüüd tahaks avada uue rindelõigu Valgevene suunal, siis ta peaks sinna koondama 100-150 000 võitlejat, keda Venemaal ei ole selliseid reserve, et ta saaks sõjategevust laiendada. Omal ajal ju Kiievi hõivamise operatsiooni, ehk siis sedasama kukutamisrünnakut või välksõda Kiiev 3 päevaga nad püüdsid teostada ja umbes 20-30 000 mehelise väekontingendiga. Mis tekitaski Ukrainas ja kõigis kahtlust, et kas tõesti, et Venemaa üritab sellist kukutamisrünnakut Kiievi suunal 20-30 000 mehega ja kogu Ukraina hõivamist umbes 200 000 mehega. See tundus ebarealistlik ja see oligi ebarealistlik selles mõttes, et see 3-päevane kuni 2-nädalane sõda kestab juba 5. aastat nüüd, et see ei toiminudki niiviisi, et need valearvestused iseenesest on võimalikud, aga Valgevene oma relvajõud, kui Valgevene põhimõtteliselt mobiliseeris ka oma sõja kaitseväe, ehk siis korraldaks üldmobilisatsiooni ja üritaks selle väekontingendiga tungida põhja Ukrainasse või siis üritada võimalikult läänest tungida niiviisi peale, et logistilisi ühendusi liitlastega läbi lõigata, siis sõjalist edu seal ei järgneks, sest Ukraina väed, kellel on meeletult palju suurem sõjakogemus praegu kui Valgevene vägedel, et need lihtsalt peatatakse seal, et võib-olla ma tooks sellise võrdluse, et oletagem, et teise maailmasõtta oleks läinud ainult paar riiki ja siis nad oleks omal vahel sõdinud ja teised oleks vaadanud pealt. Et selles skaalas on Ukraina ja Venemaa praegu aastas 44-45 ja Valgevene ja ka meie ja teised NATO riigis on aastas 39-40. Ehk siis võrdleme teise maailmasõja algust, et ratsavägi ja moosiriiullennukid ja seda lõppes tuumapommiga, et sõdade ajal alati tehnoloogia areneb kiiresti ja teised riigid on selgelt, kes ei ole sõjalas osalised, on sellest tehnoloogia arengust maas ja peavad järele jõudma. Aga meie pluss on see, et Ukraina loomulikult tulenevalt meie de facto liitlassuhtest on valmis meid selles aitama ja on ka aidanud. Aga kas praegu oleks Venemaa soov Valgevene täiemahuliselt sõtta kaasata? Oleks see neile meele järgi? Kindlasti igasugune rindejoone pikenemine tekitaks Ukrainale probleeme, ehk siis on vaja täiendavalt vägesid, ehk siis katta sedasama neid lõike, mis jäävad Valgevene piirile, et see tekitaks kahtlemata Ukrainale probleeme, aga see ei tooks Venemaale sõjalist võitu mitte kuidagi lähemale. Lisaks tõenäoliselt see tooks lääne poolt rohkem survet neile. No loomulikult kõik see sõjarahu piirjoonte ähmastamine, mis näiteks on toimunud erinevate drooniintsidentiga. Vene droonid lendavad põhimõtteliselt Moldovasse, Poola, Rumeeniasse. Ukraina droonid juhitakse kõrvale ja kalduvad Baltikumi õhuruumi, et kõik need arengud tegelikult on ohtlikud selles mõttes, et nad ähmastavad või hägustavad seda piiri, mis on rahu ja sõja vahel, et me tegelikult Venemaa naaberriigid, keda see kõik puudutab, elavadki mõnes mõttes, nad ei ela, kui võtame, et rahuaeg on valge ja sõjaaeg on must, ehk siis me ei ole enam selles valges tsoonis. Et see on selline hall ala siis? Me oleme hallis alas, me ei ole ka väga tume hallis alas, aga muret tekitav on see, et järjestikused väiksed sammud viivad meid siit valgema poole pealt tumedama poole peal, et seda
ei saa ignoreerida kõiki neid arenguid. Te just mainisite seda Rumeenia drooni intsidenti, neid on seal olnud korduvalt, aga mõned päevad tagasi leidis aset järjekordne drooni intsident, kus oli ka siis inimkannatanuid. Kas ja kuidas peaks NATO praeguses olukorras sellele olukorrale siis reageerima? Et kas lisaks sellise sõnalisele hukkamõistule peaks kaasnema midagi veel? Mida NATO saab teha ja mida NATO riigid saavad teha, eriti need, kes on siin Venemaa naabruses, nad peavad oma sõjalisi ettevalmistusi nagu kiirendama, valmisolekut tõstma, tegema jõupingutusi, et olla paremini valmis, et siin on tegelikult ju kõik teatud mõttes nagu väga lihtne, et riikidel on huvid ja riikidel on elulised huvid ja teiseelulised huvid, et kes on meie kõige loomulikumad liitlased, need, kelle elulised huvid kattuvad meie omadega, ehk siis Venemaa naaberriikidel on eluline huvi mitte Venemaa mõjusfääri langeda või lasta ennast Venemaa poolt okupeerida. Et need riigid on meie kõige tugevamad ja loomulikud liitlased. Teistel riikidel need huvid võivad muutuda või erinevad poliitilised juhtkonnad võivad oma huvisid väga erinevalt defineerida. Mis tähendab, et me ei saa loota või me ei saa loota nagunii kunagi sellele, et teised riigid ja ammugi suurriigid seaksid meie rahvuslikud huvid oma rahvuslikest huvidest ettepoole. Et see on olnud teatud mõttes nagu ülim naiivsus säärasest kontseptsioonist nagu lähtuda, mida mõnevõrra mõned aastakümned võib-olla on tehtud. Et me peame kainelt ja realistlikult seda olukorda hindama, et ega mingisugused retoorilised avaldused siin väga palju ei aita, lihtsalt tuleb tegutseda, et ega üks avaldus ees, teine taga, see palju ei aita, aga miks me oleme siia olukorda sattunud, ongi see, et meie liitlased ja NATO tervikuna on Venemaad alahinnanud, on pärast külma sõja lõppu desarmeerunud ühepoolselt ja nüüd meil ei ole seda armeed, mida me vajaksime, ehk siis nüüd uued väevõime eesmärgid, mis NATOs on liitlasriikidele pandud, on väga head ja parandavad olukorda, aga see juhtub 50 aasta pärast. Need kaitseväed ja selle tervikliku väestruktuuri, mille NATO saavutab 10 aasta pärast, seda struktuuri on vaja täna, aga seda täna ei saa. Et näiteks võtame kas või juhtimise Baltikumis, et Baltikumi sees on vaja armeekorpuse staapi, armeekorpuse juhtkonna ja armeekorpus tervikuna koos korpuse üksustega, kes suudaksid Baltikumi seest põhimõtteliselt Baltikumi kaitseoperatsiooni Te mainisite veel, et me peaksime tegutsema, kas tegutsemine siis lisaks oma kaitsevõime tugevdamisele tähendab ka vasturünnakut? See ei tähenda selles mõttes vasturünnakut, et on selge, et me ei saa ise seda konflikti selles mõttes eskaleerida, et annaksime, et Eesti, mõni teine riik või NATO organisatsiooni tervikuna annaks Venemaa territooriumi pihta mingeid lööke, et see ei ole võimalik, see eskaleeriks kohe põhimõtteliselt selle konflikti täiesti uuele tasemele. Venemaa on algusest peale väitnud, et tema ei ole üldse kedagi rünnanud. Ukraina on rünnanud. See on kõik kollektiivne lääs, kes ise on alustanud seda, mis on loomulikult totaalne vale, nii nagu Nõukogude propaganda, kes väitis, et me oleme vabatahtlikult Nõukogude Liiduga ühinenud nagu näiteks. Et need ongi sellised suured nagu mastaapsed valed, aga on selge, et me ise nagu ei saa siin ette võtta mingeid aga mida siis teha? Kuidas teha selgeks Euroopa Liidus, et meile on see elulise tähtsusega, nagu mainisite, ja teistel suurematel riikidel võib-olla see elulise tähtsusega ei ole. Kuidas teha selgeks, et meil on väga vaja abi? Ega need, kelle jaoks need ei ole elulised huvid, neile ongi väga raske midagi selgeks ja mida kaugemale selles mõttes me siit lähme, seda raskem see on, et Põhjamaad, muidugi Põhjamaad on kuigi kõigi Põhjamaade territoorium otseselt Venemaaga ei piirne, on Põhjamaad siiski õppinud teise maailmasõja ajast, mil Soome kaotas 10% oma territooriumist ja Taani ja Norra okupeeriti. Põhjamaad on vähemalt sellest õppinud, et nad kindlasti ei taha lasta säärasel situatsioonil korduda, ehk siis
ka Põhjamaade plokk on ses mõttes nagu meile väga loogiline liitlane. Ja siis lähme Norrast põhimõtteliselt kuni Rumeeniani, et need, kes on vastu piiri. Poola selles mõttes on tähtis, et Poola mõju kasvab. Poola on nagu nii regionaalne suurriik, Poola tugevdab oluliselt oma relvajõude ja Poola on majanduslikult heas seisus. Ehk siis 90ndatel ma mäletan, kui paljud mõnevõrra muigasid või naersid Poola üle, et mis seal on Poola teed või Poola majandus, aga poolakad on jõudnud väga kaugele ja väga stabiilselt arenenud, neil ei ole olnud mingeid suuri masusid, tagasilööke. Ja samamoodi neil on nagu tööstus, põhimõtteliselt põllumajandus, nad on nagu seisnud oma tööstuse ees oluliselt kaasa. Kõva kodukeemiatööstus. et Poola on selles mõttes tähtis ja Poola regionaalne roll suureneb. Muidugi Soome iseenesest praeguse Euroopa nõrkuse taustal on juba sõjaline suurriik, kuigi soomlased ise seda kunagi väljendit ei kasuta. Nii nagu nad kunagi ka ise väga ei ütle, et me saavutasime nagu tõrjevõidu, et talvesõjas, et meie tavaliselt kasutame nagu seda, et soomlased on pigem tagasihoidlikud. Aga üldiselt soomlaste lähenemine on alati olnud pragmaatiline ja see on nagu mulle imponeerinud, et soomlased ei ole palju rääkinud, nad on kogu aeg tegutsenud, nad tegelikult suutsid sellise sõja kaitseväe 280 000 pluss 2 tankibrigaadi pluss 3 eskadrilli Hornet hävitajatega. Nad suutsid kõike seda teha 1,3–1,4% raames SKT-st väga pikka aega, mis tähendas seda, et nende otsused olid väga läbikaalutud, professionaalsed ja pidevalt ja järjekindlalt suunatud ohupildile. Ehk siis vaja on sellist kaitseväge, mis reaalselt suudaks põhimõtteliselt Soomet kaitsta ja tõrjuda potentsiaalse agressori. Ja muidugi ka nende kaitseministeeriumi iseenesest on professionaalne, et seal ei saa, kui seda Soome kaitseministeeriumis kantslerit saada, siis see pead olema erukindral. Teistel ei ole sinna asja. Ja see kõik need faktorid kokku, kui Soome on osanud ära väga hästi kasutada kõiki neid ka külma sõjaaegseid desarmeerimisi. Me kasutasime ka ära, aga palju vähem. Et seepärast Soome on suutnud vähesega saavutada väga palju. Soomel ei ole praegu vaja kaitsekulusid tõsta 5%-le, et palavikuliselt järgi võtta, sest nende seis on nagu sedavõrd parem. Baltikum peab pingutama, sest Baltikum meie siin Eestis käime tegelikust vajadusest paar sammu tagapool alati, aga me üritamegi nii-öelda palavikuliselt järgi võtta, nagu te ütlesite. Nüüd me üritame palavikuliselt neid samu jõukohase riigikaitse puudujääke nüüd täita ja see ei ole tehtav nagu 3 kuu, poole aasta või aastaga, isegi paari aastaga mitte. Aga läheme tagasi selle juurde, et te ütlesite, et arusaadavalt iga riik seisab eeskätt iseenda huvides, samamoodi Zelenski, seesama Rumeenia drooni juhtum, ta loomulikult kasutas seda olukorda ära, öeldes, et see nüüd on suureks ohuks tervele Euroopale, kõik peaksid rohkem reageerima ja nii edasi. Kas Zelenski huvides on lihtsalt selline natukene võib-olla hirmutamistaktika, et inimesed või riigid ikkagi majanduslikult relvadega ja nii edasi panustaksid nende võitu või sooviksid nad, oleks nende jaoks meelsam selline stsenaarium, kui Euroopa ja NATO neile appi läheksid? Et kui see sõda eskaleerukski, siis ta tõenäoliselt jõuaks kiirema lõpuni. Ukraina huvi on see, et kõik demokraatlikud riigid toetaks Ukrainat sõjaliselt rohkem kui praegu. Ehk see on nende eluline huvi ja selleks nad ka põhimõtteliselt jõupingutusi teevad. Aga mis on muidugi muutunud selle 4 aastaga, et kuigi Ukraina kaitsetööstus suures osas alguses purustati, siis Ukraina on selle uuesti üles ehitanud. Et me oleme näiteks olukorras, kus Ukraina tegelikult sõjaliselt võib meid abistada, meile relvasüsteeme tarnida palju rohkem kui meie. Nende sõjatehnoloogia on ju maailma esirinnasid, isegi juba Iisraelist eest öeldakse spetsialistide täpselt poolt. Nii, et ma toon näiteks mingi konkreetse näite, et kui me andsime sõja alguses Ukrainale kõik oma järelveetavad suurtükid, meil on praegu vähem suurtüki relvasüsteeme, kui oli sõja alguses, siis nüüd näiteks Ukraina tootmisvõimekus on
pluss 30-40 liikursuurtükki kuus ja nad suudavad ka neid toota odavamalt kui lääne tootjad. Pluss need on ju lahingutegevuses korduvalt järel proovitud, näiteks Pohdanast, nende liikursuurtükist on 6. versioon juba kogu aeg. Otsene testväljak. Otsene test ja ja lisaks nendele relvadele on ju, ma saan aru, et siiski koolitatud seal ka inimesi, kes oskavad neid relvi käsitleda, mis tähendab seda, et ka need õppused räägivad Ukraina kasuks. No põhiline ikkagi selle sõja, kuigi räägitakse hästi palju droonidest, mis on ka oluline faktor, on ikkagi reaalaja juhtimissüsteem. See tähendab seda, et praegu sisuliselt juhtida on võimalik juba nii, et sellest otsusest kuni täideviimiseni see ajavahemik, ehk siis see ajavahemik, millal vastast mõjutatakse, ehk siis see tapetakse, on muutunud väga lühikeseks. Ehk see sama reaalaja juhtimissüsteemi nagu sisuliselt loomine siin, ülevõtmine, kopeerimine, et see on nendest põhimõtteliselt sõjaõppetundidest kõige tähtsam. No muidugi näiteks eelmisel siilil ka ukrainlased siia oma deltaga põhimõtteliselt oma juhtimissüsteemi ka siia kutsuti ja nad näitasid, kuidas see käib ja see on ju väga loogiline, et õppustel me saame mõnevõrra nii-öelda kolakaid vägede käest, kes on ise sõjas osalenud, mis on täiesti nagu loogiline ja nii see peabki olema, et parem saame seda õppustel, kui me oleks reaalses sõjas olukorras, kus me ei ole neid õppetunde arvesse võtnud. Kutsun korra tehnoloogia juures spordipüünele. Aastal 2022 visati välja Venemaa kõrval ka Valgevene täpselt sama sõnastuse ja põhjusega, et ei ole enam oodatud ei FIFA, UEFA ega kuskile muudesse koosseisudesse. Täna on maailma esireket Arina Sabalenka, Valgevene tennisist, kes alles eelmisel nädalal ütles, et ma ei soovi poliitilistel teemadel rääkida ja tema otsust nii-öelda siis hinnati, kaasatakse teda igale poole, julgelt mängitakse Valgevene hümni igal pool. Mis tundega seda vaadata, et nüüd seda järsku siis lubatakse, kas see on mingisugune signaal läänest, et kui paar aastat tagasi ei oleks see võimalik olnud, siis nüüd jällegi on, et kas mingisugune suunamuutus on, kas Venemaa kasutab äkki tulevikus ka Valgevene kaudu oma sportlasi ja nii-öelda pehmet jõudu maailmas või kuidas seda vaadata? Ausalt, ma ei ole spordiküsimustesse väga süvenenud ega seda analüüsinud, aga mida ma näen, et kui see sõda on kestnud nii kaua, et siis maailm on sellega harjunud ja seepärast ka sellised reaktsioonid pehmenenud ja loomulikult Venemaa püüab kõike teha selleks, et sellest isolatsioonist vabaneda ja tal on osalt ka see õnnestunud tänu põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide presidendi initsiatiividele, et see surve kahtlemata on Venemaale vähenenud ja see on olnud ka neile üks indikaator, et me võime seda sõda jätkata. Ma tulen lõpetuseks viimase küsimusena siis selle sama eskaleeruvate pingete juurde tagasi seal Valgevene ja Ukraina vahel, et kas tegelikult seesugused arengud sõjategevuses võivad rääkida ka Ukraina kasuks, kuna nagu te ütlesite, inimesed hakkavad selle sõjaga harjuma, see fookus natukene hajub ja kui pinged eskaleeruvad, siis on kõigi pilgud taaskord naelutatud sellele samale konfliktile ja võib see kuidagi aidata kaasa sellele, et Ukrainat toetatakse võib-olla rohkem ja saab kuidagi sellist uut hoogu juurde? No kas või need drooniintsidendid ikkagi põhimõtteliselt vähemalt rinderiike, aga osalt ka kaugemaid riike sunnivad tegema kahte asja, ehk siis ennast kokku võtma, ehk siis oma kaitseks ettevalmistusi kiirendama, pluss ka siis panema välja rohkem vahendeid ja ressursse Ukraina toetamiseks. Ehk siis sellised raputused on vajalikud? No ega ma arvan, et see tõenäosus, et nüüd Valgevene sekkuks, on siiski üsna vähene, et Lukašenka ei ole siiski nagu enesetapja, et põhimõtteliselt kui taastuks otseselt sõtta, siis loomulikult ka siseriiklikult tal ei oleks enam nii kerge põhimõtteliselt oma võimu hoida,
et ta ikkagi eelkõige tema huvi, tema rahvuslik huvi, või tema huvi, mis on nüüd transformeerunud Valgevene huviks, on see, et ta tahab, kõige tähtsam talle loomulikult võimul püsida. Et iseenda suvekoht. Kõik muud küsimused on tegelikult teisejärgulised, aga Ukraina seis on nüüd pärast seda, kui see 90 miljardi euro laenupakett on heaks kiidetud. Ukrainal jätkub ressursse sõjapidamiseks järgmise aasta, ehk siis 27. aasta lõpuni või isegi osalt esimesse poolde 28. aastas, et ses mõttes Ukraina seis on hea, mis on muidugi probleem, et lihtsalt teatud relvasüsteemide põhimõtteliselt laskemoona ei suudeta lihtsalt piisava kiirusega toota. Ehk mis puudutab just keerulisemat õhutõrjerelvasüsteemide näiteks moona, siis siin on selged pudelikaelad, et raha võib olla, aga kui see ei transformeeru näiteks Patriot süsteemi nagu õhutõrjeraketiks, siis ei ole ka ju Ukrainal millegagi neid ballistilisi rakette Vene omi siis alla lasta või vähemalt proovida neid alla lasta. Lõpetuseks, te olete Riigikaitsekomisjoni aseesimees, on teil mõni sõnum äkki meie vaatajatele? Meil on homme kindlasti oluline hääletus eelnõu 668 SE ehk siis nüüd uue lõpliku nimega kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, et loodetavasti 51 hääle seadus, meil on kõik lootused, et me saame mis see tähendab? Saame hääled kokku ja rohkemgi. Ehk see on selline oluline samm edasi nüüd. Me tegime sellega väga palju tööd nii eelmises koosseisus juba kui selles koosseisus ja lõpuks ükski seadus ei ole ideaalne, aga me oleme siiski saavutanud selle resultaadi, et me suudame tegelikult riigis üldist juhtimist nii-öelda kriisivalmiduse. Et see selles mõttes homme on oluline päev, ütleks nii. Leo Kunnas, me täname teid selle intervjuu eest. Aitäh. Teile enda saate viimases osas me oleme alati püüdnud leida mingisuguse kurioossumi sobituva uudise. Sedapuhku ma ütlen, et mul on täpselt see uudis, mis sinna alla ilusti liigitub. Nimelt Florida politsei loobus süüdistustest Kathleen Thomasi vastu, keda süüdistati telefoni kasutamisest samal ajal, kui ta oli autoroolis. Kõlab nagu selline vettpidav süüdistus. Me kohe näitame seda ka ekraanil, seda väikest videoklippi, aga tõepoolest liikluspolitseinik pidas naisterahva kinni, lasi tal akna alla keerata ja ütles, et ma nägin, et te hoidsite enda paremas käes telefoni samal ajal, kui te autoga sõitsite. Naisterahvas ütleb, et see ei vasta tõele. Ja siis politseinik teda seal pinnib nii kaua, kui naisterahvas näitab, et tal paremat kätt ei olegi, ta oli amputeeritud käsi ja ütles, et see on nagu võimatu. Ometigi see politseinik alla ei andnud, trahv mõisteti talle, aga politseinik oli kindel, et ta nägi naist seda tegemas parema käega, aga selgus, et paremat kätt ei ole ja kuigi kinni pidanud politseinik sai sellest ka kohaselt teadlikuks, et naisel ei ole seda kätte, määrati talle liiklustrahv, mis hiljem tühistati. Nojah, saab vaidlustada, et mul ei olegi. Aga tegelikult on ju parematel, saab ju panna selle proteesi ja siis selle istme alla ära peita. Ja ka proteesiga, ma ei tea, kui hästi sa sõidu ajal seda telefoni seal kasutad. Et selles suhtes minu arust on see selline hea näide sellisest inimloomusest või inimtüübist, kes ei ole kunagi valmis tunnistama, et ta eksis. Olgugi, et see on nagu päev selge, et läks puusse. Ja kui läks puusse, tunnista. Just. Aga võib-olla see trahv oli nii suur, et ta mõtles, et mis sa saad seal. No, aga siiski, ma saan aru, et piinlik moment ja võib-olla ta oli teenekas liikluspolitseinik, kes enamasti selliste asjadega mööda ei pane ja siis oligi nagu keeruline öelda. Eestis on muide üks grupp inimesi ka, kes kogu aeg oma liiklustrahve ja parkimistrahve vaidlustavad, et küll ma olen ka ise ajakirjanikuna saanud nii palju vihjeid ja loo soovitusi, et kuulge kirjutage sellest, et mulle tehti nii valesti trahvi, mõtlesin, vabandust, see ei ületa uudiskünnist, aga aitäh, et ja
et naljakas on vaadata, et maksa lihtsalt ära ja et see ei ole nii suur summa ju nüüd ka. Jah, aga ühest küljest on muidugi tore, et politseinikud enda tööd teevad, vaatavad, et liikluses oleks olukord ohutu meie kõigi jaoks. Jah, aga samas, et kuskilt läheb see piir ja kui sa oled eksinud, siis tõepoolest, et ära pea paljuks tunnistada. Täpselt. Aga sõbrad, teile ohutut liiklemist ning kohtume taas juba järgmisel nädalal ikka esmaspäeviti Õhtulehes.